Tere kõigile, kes on täna võtnud aega meie neuroodilisest maailmast tulla kuulama vähekene reumahaigustest ja tulla kaasa elama Reuma Liidu sünnipäevale. Kuhu edasi e-konsultatsiooniga? E-konsultatsioon on ellu kutsutud eelkõige seetõttu, et kui reumatoloogia muutus eraldi erialaks, oli patsientidel suhteliselt keeruline pääseda eriarsti vastuvõtule, eelkõige seetõttu, et need haigusi ei tuntud ära, aga patsiendid ka kaebasid, et kas siis ei saanud saatekirju või järjekorrad olid pikad või polnud üldse olemas reumatoloogi, kelle juurde abi pääsema minna. Ja Skandinaavias on ammu olnud juba paberkandjal selline võimalus, et mitte inimene ei lähe reumatoloogi vastuvõtule, vaid perearst saadab paberkandjal tema terviseandmed, reumatoloog sirvib need läbi ja otsustab, et kas patsient vajab kiiret abi või annab ravisoovitused perearstidele. Eesti digiriigi tingimustes loodi kohe siis samalaadne võimalus e-konsultatsiooni näol tervise infosüsteemi vahendusel, mis annab siis võimaluse saata perearstile infomaterjali või e-konsultatsiooni nõude teha, kus on kirjas siis patsiendi tervisemured, tema uuringud, analüüsid ja küsida nõu, mida selle patsiendiga edasi teha. Pilootprojekt Põhja-Eesti Regionaalhaiglas sai alguse 2012. aastal, loodi IT-platvorm ja esimesed kokkulepped perearsti seltsi ja erialaseltsi vahel tehti uroloogia ja endokrinoloogia alal ja kuna reumatoloogias oli vastuvõtule pääsemise nõudlus nii suur, siis me otsustasime, et ka meie tahame selles pilootprojektis osaleda selleks edukalt ja aastal 2013 perearsti selts ja Eesti Reumatoloogia selts siis leppisid kokku e-konsultatsiooni tingimustes, tegid kokkulepped, milline peab olema saatekiri, mida ta peab sisaldama ja milline peab olema vastus, mida see peab sisaldama. E-konsultatsioonidega me alustasime siis aastal 2014 Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, see arv ei olnud suur, see on aastatega kasvanud. Aastal 2016 ühinesid meiega ka teised haiglad, sest IT-platvormide tegemine on aega võtnud ja näete, kui hüppeliselt on e-konsultatsioonide arv suurenenud siis 4 või isegi 5 aastaga kõikides reumatoloogiakeskustes. Trend on olnud pidevalt tõusev. Siin on 2 näidet Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi näol. Näete, ja eriti suur e-konsultatsioonide hüpe toimus aastal 2020 karantiini ja COVID-i tingimustes, kus patsiendid ei tahtnud või ei olnud ka võimalik vastuvõtudele tulla, kuna ei olnud lihtsalt vastuvõtte, et see kirjavahetus, nõustav kirjavahetus eriarsti ja perearstide vahel oli tunduvalt suurem kui eelnevatel aastatel. Kogu aeg on tehtud ka kvaliteedikontrolli, eriti regionaalhaiglas, ja näete, seal on väike langus pärast seda, kui teised haiglad ühinesid aastal 2016 on PERH-is 2017 ja 2018 oluline saatekirjade saatmise langus olnud ja kvaliteedikontroll ütles, et PERH-i arstide vastused on väga nipsakad. Et järelikult tuli seda parandada ja näete, meie trend on ikkagi praegu ka paranenud. Millised vastused me anname perearstide e-konsultatsiooni nõudele, ehk kui perearst saadab süsteemi teate või infomaterjali, kuidas me oleme kohustatud vastama? Kohustatud me oleme vastama 3 päeva jooksul ja me otsustame, kas etteantud info alusel on patsiendi diagnoos selge, tema ravi on selge, palun tehke nii või tehke ühed või teised uuringud. Seda nimetatakse e-konsultatsiooniks. Meil on võimalus
saatekiri tagasi lükata, põhjendades siis seda, kas meil on ebapiisav info või tehnilised lahendused ei võimaldada saatekirjaga tutvuda, või me võtame vastavalt saatekirjale selle patsiendi ravi üle. Ja näete, lihtsalt konsultatsioonid on siin sinise värviga tehtud, tagasi lükatud on oranži värviga ja halli värvusega on siis ravile üle võetud patsientide hulk. Ja valdavalt on ikkagi üle 50% patsientidest me kutsume reaalsele vastuvõtule, mis on ka meie erialast lähtuvalt üsna vajalik, sest et enne kui me nõustusime või saime oma seltsi sees üldse kokkuleppele, et see konsultatsioon ellu läheb, oli meil vaidlus, et kas me oleme võimelised ilma haiget nägemata üldse diagnoosima. Et kas paistes liiges on üheselt mõistetav, kas nahalööv on üheselt mõistetav, kas me midagi maha ei maga. Aga seetõttu on nende ülevõetud patsientide arv üsna suur või on ka perearstide poolt tehtud päris hea selektsioon, keda saata, keda mitte saata. Ja näete, siis meie oleme tõesti nipsakad, et meil on see oranž rida päris suur, mis tagasi lükatakse. Ja põhiliselt on see siis, kas küsitakse täiendavat infot. Otsused ülevõtmisel. Kui me kutsume patsiendi endale vastuvõtule, siis me otsustame, kas ta peab jõudma 7 päeva jooksul, 7–42 päeva jooksul või üle 42 päeva on patsiendil aega oodata enne, kui ta näeb eriarsti. Ja näete, valdavalt oleme langetanud otsuse, et kuu aja jooksul peaks üks valutav hädashaige ikkagi eriarsti vastuvõtule jõudma. Võib-olla patsientidele pisut arusaamatu tähtede kombinatsioon, aga need on siis diagnoosid, mis on pärast siis ravi ülevõtmist langetanud. Need näitavad siis seda, kas tuleb siis tõesti saatekirjaga teda vaadates, uurides välja reumaatiline haigus või mitte. Ja see on kokkuvõte nüüd regionaalhaigla 2 viimase aasta konsultatsioonid üle võetud patsientide diagnoosidest ja näete, kõige rohkem diagnoose on Z-iga, ehk siis me ei pannud talle reumaatilist haigust. Tal oli mingi põhjus, miks ta pidi reumatoloogile tulema, aga me ei sildistanud teda kas liigese valu või mingisuguse hüpermobiilsuse diagnoosiga, et ta ei saadetaks korduvalt ja korduvalt tagasi, et see haige kuulub reumatoloogile. Järgmine on siiski väga hästi minu arust välja selekteerinud haigus, kiiresti ravi vajav haigus, reumaatiline poliomüalgia ja põletikulised liigeshaigused, milliseid patsiente me eelistatult ravime, sest et need haigused on invaliidistavad, elukvaliteeti halvendavad ja mis on võimalik aidata, mina ei näe, on siin roosaga on 1/3 degeneratiivseid liigeshaigusi, mida on elanikkonna hulgas kõige rohkem, on sama palju, aga muid väikseid pisidiagnoose on ikkagi valdavalt kõige rohkem, et päris puhast selektsiooni me e-konsultatsiooni alusel teha ei saa. Mis nendest kokkulepetest siis on saanud? Et tervise infosüsteemis on siis kirjutatud, et e-konsultatsiooni kaudu on võimalik diagnoosi täpsustada. No, ma arvan, et on võimalik, kui etteantud info on mahukas. On võimalik ravi määrata ja minu kogemus ütleb, et valdaval juhul e-konsultatsioonides me oleme võimelised ravisoovitused andma. Kas need parandavad perearstilt eriarstile liikuva info kvaliteeti ehk, et kas saatekiri on mahukas? Ma pean ütlema, et info kvaliteet on väga kõikuva kvaliteediga. Et on väga häid saatekirju ja on mõnesõnalisi saatekirju. E-konsultatsioon peaks säästma patsiendi aega, et ta ise ei tule kohale, et me saame omavahel arstidega ära arutatud, mis temaga edasi teha. Ma olen nõus. Nii see on.
Patsient ei pea sõitma kuskilt, kuid vahel patsient ise ei ole nõus, ta tahab tulla eriarstile, et kuulda tema käest neid sõnu, et kas tal on üks või teine haigus. Selleks on siis teised kanalid juba. Ja kokkulepe, et see ravi, mis selle haiguse ravimiseks on ette nähtud, saab toimuda ka perearsti koordineerimisel, kui talle antakse juhtnöörid. Jah, ma kasutan seda, aga mitte alati. Eriti kasutan degeneratiivsete liigeshaiguste puhul, aga ka näiteks, kui perearst on ära diagnoosinud reumaatilise polümüalgia, on alustanud tal juba ravi, siis ma annan talle soovitused, kuidas ta peaks seda jätkama, et see haigus ei jägeneks. See sõltub muidugi perearsti soovist. Näide e-konsultatsioonist. Väga kena põhjalik saatekiri, kus on räägitud haige kaebustest, tema objektiivne leid on lisatud, talle on ravi alustatud ja on kirjeldatud, kuidas ravile vastamine on ja on tehtud ka väga palju uuringuid ja on tehtud ka analüüse, on küsitud, kas tal on põletikuline liigeshaigus. No mina tean ka patsiendi vanust ja ma vastasin e-konsultatsiooni näol, et ei, tal ei ole ja andsin soovitused. Väga selge ja hea saatekiri. Saatekiri, kus suunatakse reumatoloogile 58-aastane patsient, kellel on tasapisi aegade jooksul süvenenud käte, jalgade, teiste liigeste ja ka lihasvalud. Kerged põletiku näitajad on settereaktsioon 30-20 on norm ja NSAID on olulise efektita. Patsient on jõudnud nende kergete liigesvalu kaebustega käia ka PERH-i EMO-sse 10 päeva peale e-konsultatsiooni väljastamist, kus ta räägib hoopis teist juttu ja kus ta näitab, et tal on oluliselt rohkem valuravimeid. Ja kui ta jõuab reumatoloogi vastuvõtule, siis ta ütleb, et mul üks käsi valutab nii kohutavalt, et ma ei saa sellega midagi teha, ainult kui ma surun seda kätt vastu keha, siis ma saan sõrmi liigutada. Et ehk patsiendi kaebused ei vasta sellele, mis olid saatekirjal. Ja ma arvan, et tal ei ole ka reumaatilist haigust, sest sellise valuraviga kõik liigesvalud taanduvad, et tegemist on neuropaatilise valuga. Ja näide e-konsultatsioonist, mis siis minu arvates väärib ravi ülevõtmist, kus on selgelt öeldud, et patsiendil on liiges paistes, seda on punkteeritud, vesi koguneb taas põlve, tal on põletiku näitajad seerumis ja see patsient saabus üsna kähku vastuvõtule, kus tema haiget põlve siis sai ravitud ja ta sai põletikulise liigeshaiguse diagnoosi. Mis siis on murekohad? Endiselt aastal 2014 ja endiselt aastal 2021 mõnedel saatekirjadel ei ole korralikult seletatud probleemi, puudub objektiivne leid, puudub anamnees ja liiga palju on analüüse ja uuringuid eelnevatest aastatest. Mõni saatekiri on see, et on minu tehtud 2 aastat analüüsid on saatekirjal. No näide. Vastuvõtule tuleb noor naine, kes on Poolast tulnud ja ütleb, et tal on hüpermobiilsus, vennal on hüpermobiilsus, tal on süsteemne sidekohahaigus ja kahtlustatud Ehlers-Danlosi ja palun ravige mind. Ja sellised kaebused on saadetud siis e-konsultatsiooniga. Mul ei ole midagi lisada. Väga suur probleem on IT-lahendused. Esiteks, kuidas kuvatakse saatekirju, saatekirjale analüüsi, uuringuid, mõnikord on see väga korrektne, mõnikord on seal üks sigri-migri ja mis on mõnikord täiesti frustreeriv, et IT-lahendused veavad meid alt ka nendel e-konsultatsiooni vastustel, mis lähevad digiloosse. Et hiljuti oli mul üks isiklik kogemus, kus patsient kaebas mu peale ja ütles, et see arst ei tea meditsiinist midagi ja minu haigusest midagi ja muidugi ma ka olin frustreeritud ja ei tegelenud sellega. Lõpuks ma läksin sinna digilukku ja vaatasin, mis seal siis on. Ja ma pidin nõustuma patsiendiga, seal oli üks mõttetu jura.
Ja ma mõtlesin, mina niimoodi ei kirjuta, et ma olen koolis saadik, oskan kirjandeid kirjutada ja ma alustan kirja ja lõpetan kirja. Ja ma helistasin IT-sse, et milles on probleem. Ta ütles, et te kirjutasite liiga palju. Kui te ületate teatud tähemärgid, siis süsteem lööb ta sassi, tõstab lauseid segamini, tõstab lõike segamini ja te lihtsalt peate arvestama, et te peate kasutama teatud hulka tähemärke. Aga kuidas ma siis kogu aeg konsulteerin, nõustan, annan ravijuhiseid, kui see nii limiteeritud on. Aga saime siis kokkuleppele, et eemaldasime selle digiloost, õnneks on see võimalik. Nii, konkurent on üleriigiline digiregistratuur. Et me ei saa enam haigeid prioritiseerida, me oleme kohustatud andma väga palju esmaseid numbreid digiregistratuuri, kus siis inimesed saavad ennast ise kirja panna, mis ei ole ainult halb, aga see on olemasolevale võimalusele konkurent, et ajad oleme sunnitud andma digiregistratuuri, kuhu siis saavad patsiendid tulla, kes on kiirema näpuga. Kokkuvõtteks. Perearsti kasust räägib järgmine ettekandja. Need on aastal 16 meie poolt esitatud kasud, kunagi kasu reumatoloogil, et siiani ma olen e-konsultatsiooni teenuse patrioot ja ma arvan siiani, et see võimaldab sõeluda patsiente ette antud info põhjal ja kutsuda nad vastuvõtule vastavalt nende vajadusele vajaliku ajaga. Ja ta võimaldab ka ette planeerida vajalikke uuringuid ja analüüse, et kui ma otsustan patsiendi ravi üle võtta, ma saan teatada, et paneme need uuringud või analüüsid enne kirja, enne kui ta tuleb minu vastuvõtule, et ta tuleb juba suurema infopaketiga. Ja muidugi säästab mittevajalikest visiitidest. Ma tänan kõiki tähelepanu eest ja ma tänan kõiki kolleege, kes oma infot jagasid minuga. Nii, kas on küsimusi? Ma mõtlen, et süsteemi kaudu ei ole küsimusi tulnud. Ma saan aru, et teile rohkem meeldiks nii-öelda lopsakas see küsimine kui lühikene küsimine. Et perearst ikka kirjutaks nagu pikki kirjandeid, nii nagu te koolis kirjutasite. Mitte pikk ja mahrakas, vaid kõik punktid, mis annavad infot, oleks täidetud. Ja kuidas on sellega, et kas ma saan aru sellest vihjest selle, et patsiendid tegelikult otsivad pigem kontakti arstiga kui seda, et nad tahaksid läbi oma perearsti saada e-konsultatsiooni. Et nobedate näppude voor, eks ju, et vaatad vaba reumatoloogi üle Eesti kasvõi läheksid pigem silmast silma kohtuma reumatoloogiga? See on nii ja naa. Et see sõltub perearsti ja patsiendi suhtest, kui palju usaldatakse ja kui näidata veel e-konsultatsioon, et jah, et eriarst kinnitab mu diagnoosi ja on usaldusväärne, siis nad rahulduvad sellega, et on patsiendid, kes on liig murelikud ja nad vajavad igakülgset konsultatsiooni ja palju konsultatsioone, et see on nagu probleem. Hea küll, aitäh praegu!